Alateadvus säilib pärast inimese surma alati. See on seadus, see on väärtuste salvestus, see on rikkus või siis niinimetatud Pandora laegas, mida me endaga alati kaasas kanname. Kui inimene sünnib, kujundab just seesama alateadvuse järgmise saatuse, järgmise elu. Vanemad valitakse välja tänu alateadvuse infoväljale. Alateadvus on see, mis jääb inimesega alati ja igavesti. See on see, mis fikseerib absoluutselt kõike, isegi seda, mida inimene teadlikult alati märgata ei suuda. Alateadvus kuulub üliteadvuse koosseisu. See on üks üliteadvuse aspekte, mis tähendab, et see on üks ülimateriaalsuse, ülioleku aspekte. Järelikult on see igavene ja sellel on tõepoolest kindel kogu salvestav struktuur. Kuigi alateadvusega saab töötada, alateadvusest saab teadlikult programmi eemaldada ja alateadvusesse saab teadlikult programmi juurde lisada ning siis on inimestel palju kergem elada. Kui inimene oskab oma alateadvuses korra majja luua, puhastab ta oma eluteed ja siis on tal palju kergem, lihtsam ning tunduvalt produktiivsem elada. Inimesed kannatavad vähem ning saavutavad palju kiiremini oma eesmärgid ja püstitatud ülesanded. Seda peavad inimesed mõistma. Üldiselt peaksid inimesed alateadvust uurima, kuid seda tuleb ka teha õigesti. Kui avada inimese alateadvus hüpnoosi kaudu, võivad tagajärjeks olla pöördumatud reaktsioonid. Kõik sõltub iga inimese psüühilisest seisundist. Kuid inimene saab ise oma alateadvuse avada alles pärast oma energeetilise ja vaimse ettevalmistuse teatud taseme saavutamist. Ja meie teeme sellist tööd. Me õpetame oma õpilasi selliselt töötama. Me mõistame, et see on vajalik, see on paratamatu. See on tõepoolest midagi sellist, mis avab inimestele ilusa tuleviku, uue maailma.